Tere, armsad raadiokuulajad. Mina olen Harri Raudvere ja täna jätkub Nõmme raadio eetris laupäeviti olev saatesari, kus jutud on elust enesest. Minu käsitletavad teemad on saanud alguse meie peaministri härra Andrus Ansipi ja tänaseks mitte ainult Ansipi ilusast ja heleroosast unistusest, vaid ka kogu Reformierakonna lubadusest Eesti rahvale, milles nad lubavad, et nende juhtimisel ja korraldusel jõuavad eestlased lähitulevikus maailma 5 jõukama rahva hulka. Ei tahaks selle lubaduse peale lihtsalt uisapäisa midagi kriitilist kosta. Aga kui tuletada meelde Reformierakonna eelnevaid kinnitusi, et Euroopa Liiduga liitudes hinnad ei suurene ja veel markantsemat lubadust viia eestlaste keskmine kuupalk juba aastaid tagasi 9000 kroonini, siis ütleks küll, et nende meelest on rahvas kanajudega ja haugi mäluga ning jälle on see samune rahvas valmis uskuma ning järjekordselt õigeks tunnistama kõik selle, mida poliitikud neile vastutustundetult ette luiskavad. Aga eks Riigikogu valimised näita, kuidas lood tegelikult on. Jäägu need lubadused nüüd reformerite hingele. Mina lähen edasi oma teemadega ning täna olen jõudnud, nii nagu ka eelmises saates lubatud sai, sotsiaalse turvalisuse käsitlemise juurde, mis muide ongi peamine eesmärk, kuhu inimesed oma elukorraldusega pürgivad. Ma üritan kõrvale jätta selle teema kajastamisel inimlikud kapriisid, sest need on hoopis teiste nähtuste komponendid. Kuigi väga paljud inimesed panevad kõik ühte patta ning ei saa tihtilugu erinevustest arugi. Aga kohe selgitan ma lähemalt. Sotsiaalse turvalisuse all mõistetakse eelkõige inimühiskonnas valitsevat olukorda, mis laias laastus hõlmab kodanike põhiliste sotsiaalsete õiguste kaitset, kaasa arvatud kaitset vaesuse vastu. Siin tekibki nüüd arusaamistes lahkeli. Näiteks luksusauto omamine ei suurenda mingil moel sotsiaalset turvalisust. Oma vajadustest eksklusiivsema sõiduriista soetamine ongi elementaarne inimlik kapriis, mitte eksistentsiaalne vajadus, kuigi paljud meie hulgast just seda väidavad. Nad on kindlad, et ilma selle mänguasjata tunnevad nad ennast teiste suhtes alaväärsetena, eriti siis, kui tuginevad oma piisavatele rahalistele võimalustele. Vajaduste rahuldamine tarbimisharjumustele väljakutse esitamise stiilis lisab elukvaliteedile vaieldamatult väärtust, kuid ei ole obligatoorne ehk tähtsuselt esmane. Et aru saada, millest edaspidine jutt tuleb, vaatleme esmalt, mis asi see sotsiaalne turvalisus üldse on ja millistest komponentidest ta koosneda võiks. Väga lihtne on öelda, ja tavaliselt nii öeldaksegi, et sotsiaalse turvalisuse mõiste on laialivalguv ning seda mõistet on üleüldse raske määratleda, sest oma olemuselt hõlmaks see mõiste ju kõiki eluliselt olulisi valdkondi. Elanikkonna sotsiaalne turvalisus ja selle tagamine on defineeritav sellise fenomenina, mis koondab endasse ühiskondlike institutsioonide tegevuse, milleks on elanike materiaalne heaolu, arstiabi ja muud, tulude ja kulude õiglane jaotamine ning majanduse reguleerimine. Sellest tulenevalt peaksid olema ühiskonna sotsiaalse turvalisuse tagamisega kaasatud põhimõtteliselt kõik ühiskonna sektorid.
Vaid ühtse koordineeritud tegevuse tulemusena õnnestub saavutada ühiskonnas sotsiaalne tasakaal ning elanike sotsiaalne turvalisus. Tegelikult on Eestis mõiste sotsiaalne nii üldises kõnepruugis kui ka ametlikus suhtlemises koormatud hoopis muu sisuga, kui seda mujal maailmas mõistetakse. Meil püütakse mõistega sotsiaalne märkida hoolitsemist nende isikute eest, kes mingil põhjusel ei saa iseendaga hakkama. Osa vanaduse, osa haiguse, osa tööta jäämise, vangist vabanemise, ootamatult üksi jäämise või muu tõttu. Vastavalt klassifitseeritakse eeltoodut kui sotsiaalabi, sotsiaalhooldust ja sotsiaalkindlustust. Samas on selge, et need inimesed, kellest jutt käib, vajavad edasielamiseks majandus, arsti või ka siis õigusabi. Kuid kuidas tagada sellise abi proportsionaalsus ja eesmärgipärasus? Ja vot nüüd tuleb kõige huvitavam. Selleks, et sellise abi proportsionaalsust ja eesmärgipärasust oleks võimalik tagada, peaksid sotsiaaltöötajad saama ettevalmistuse eri ühiskondade ja kultuuride tundmiseks ning oskama rakendada sotsiaalse regulatsiooni mehhanisme vastavalt sihtgruppide tegelikele vajadustele. Vot selle peale tahaks sotsiaaltöö tegijana hüüda, tule taevas appi. On siis sotsiaaltöötaja jumala rollis, kelle ametialastest oskustest saavad kõik probleemid lahendatud? Loomulikult mitte. Kuid ometi on selles ka oma loogika. Kui valitsev eliit määrab prioriteedid, siis ainult selle raamistiku alusel saab sotsiaaltöötaja küsimusi lahendada. Ja veel, uusim trend sotsiaaltöö määratlemisel ja sotsiaaltöötajatele esitatavates eesmärgipüstitustes näeb ette, et sotsiaaltöötaja kohustus on olla lojaalne kehtivale riigikorrale. Niisuguse printsiibi eraldi rõhutamine kohustab sotsiaaltöötajat leppima sellega, mida abivajajatele suvatsetakse eraldada ning paneb neile kohustuse mitte sekkuda poliitilistesse otsustesse, määratleda oma staatus ning olla vähetasustatud vahelüli erinevate ühiskondlike klasside vahel. See on järjekordne tõestus, et tõsiste kriiside ajad on ees. Kuigi, kui vaadelda edasi erinevate põhimõtete väljaütlejate mõttekäiku, siis selgub, et kehtiv jutt käib õigusriigis valitseva olukorra kohta. Aga kust sellist riiki võtta? Teadus teaduseks, aga me ei ela katseklaasis, vaid reaalses maailmas. Kas te julgete kätt südamele pannes väita, et me elame õigusriigis? Mina küll mitte. Õigusriigi printsiip ju eksisteerib tõepoolest, aga praktikas toimib see oma soodu. Toon teile jälle lihtsa näite. Meie riigi põhiseaduse paragrahv 37 sätestab: igaühel on õigus haridusele. Õppimine on kooliealistel lastel seadusega määratud ulatuses kohustuslik ning riigi ja kohalike omavalitsuste üldhariduskoolides õppemaksuta. Mida see tähendab? Nimelt seda, et töövihikute eest võetav raha on varjatud õppemaks. Sest laps ei saa ilma neid vihikuid omamata kooliprogrammi omandada. Sest töövihikus olevad ülesanded ja nende lahendamine on õppeprogrammi lahutamatu osa. Lapsele pannakse ju töövihikus lahendatud ülesannete eest hindeid, mis omakorda kinnitavad sellesamuse kooliprogrammi omandamist. Küsimus ei seisne kaugeltki selles, kas lapsevanematel on seda raha nende töövihikute eest maksta või ei ole.
Küsimus on põhimõtteline. Deklareeritud õigusriik praktikas ei toimi ning valitsev klikk on võimetu olukorda muutma, sest sellega rikutakse orjastavaid ja peale sunnituid kahtlase väärtusega demokraatlikke rahvusvahelisi kokkuleppeid, millel on teatavasti juurdepääsu piirang 5 aastat meile kõigile. Ning nii mõnegi sõbrast kirjastaja võiks kaotada mõnusa ja garanteeritud turuosa. Analoogiliste näidetega õigusriigi olemuslikust fiktsioonist võib sisustada terve saatesarja. Aga tühi sellega. Õigusriik eksisteerib paberil ja sotsiaalteadlaste teadustööde eesmärgi püstituses. See on isegi kõva sõna, sest kui arvestada teisi ja palju suuremaid riike kui meie väikene Eesti, siis paljudel ei jätku õigusriigi unistust isegi unenägudesse. Nii nagu ei mõisteta meil täpselt mõiste sotsiaalsuse tähendust, nii kiputakse vääralt kirjeldama ka turvalisuse mõistet. Väidetavalt eristatakse õigusriigis füüsilist ja sotsiaalset turvalisust, kus esimese puhul on tegevust juhtivaks institutsiooniks õiguskaitseorganid. Julgen samas väita, et füüsiline turvalisus ei ole mitte midagi muud kui üldise sotsiaalse turvalisuse alaliik või üks olulisematest komponentidest, kuid kindlasti mitte iseseisev ja eraldivõetav nähtus. Kabinetiteadlastel, kes tegelevad sotsiaalteadustega, ongi tavaliselt kombeks ajada lihtsad asjad keerulisemaks, kui nad tegelikult on. Sest probleemika virvarri on lihtne peita asjade olemust, mis avalikuks tulekul või õige rõhuasetuse korral võivad kõigutada valitseva ideoloogia fundamentaalseid seisukohti. Kas või selliseid, et kõigil inimestel on võrdsed võimalused õnneks. Küsiks vahele, kas ka nendel tuhandetel rahulikel elanikel oli võimalus õnneks, keda kultuurne võõrvõim põletas Vietnamis või tappis Afganistanis? Kuidas oli ikkagi lugu nende inimeste sotsiaalse turvalisusega? Kas siis kõik ei olegi selle elementaarse inimliku õiguse ees võrdsed? Ja miks? Mõelge sellele. Sotsiaalteadlastest teoreetikud kirjeldavad olukorda tendentslikult ning lähtuvad jõu ning võimu poolt ette antud kriteeriumitest. Ning need, kes üritavad tõestada vastupidist, need on kohe ekstremistid, radikaalid ning teab veel kes. Vahest sellepärast tõmmataksegi sotsiaalse ja füüsilise turvalisusele piir vahele. Demokraatidena ja humanistidena tegeleme sotsiaalse turvalisuse tagamisega. Saadame humanitaarabi ja nii edasi. Aga samas võtame endale õiguse hävitada, kui see peaks kasulik olema. Jõhker lõppkokkuvõttes. Kas pole? Sama ka siin, meie väikeses Eestis. Õiguskaitseorganite olemasolu ei suurenda sotsiaalset turvalisust. Minu seisukoht võib tunduda absurdne ning diletantlik, kuid vaatamata politseile ja eksisteerivale kohtusüsteemile teid ikkagi röövitakse, teie vara natukest varastatakse ja tänaval saate te ka peksa. Süsteemi pearõhk on koondunud juba toimunud sündmustele, kurjategijate paljastamisele ja nende isoleerimisele. No saab ju öelda küll, et tegutsetakse. Kurjategija püüti kinni ja saadeti karistust kandma. Aga teie olete ikka röövitud ja vägistatud ning teada on kindlamast kindlam tõsiasi. Tõelist kurjategijat vangla juba ümber ei kasvata. Milles siis võiks lahendus peituda? Ma usun, et päris lihtsates asjades. Potentsiaalne kurjategija peab teadma ja arvestama, et isiku ründamise korral võib ta saada otsese vastulöögi ja sellises ulatuses, mis ta elu natukese kustutab. Ohver ei pea kalkuleerima, kas ta ületab hädakaitse piire.
Kujutan ette juba paljude raadiokuulajate nägusid, kui nad väidavad või mõtlevad, et selline lähenemine on barbaarne, metsik ning ei ole kultuurses ühiskonnas võimalik. Ning lõppkokkuvõttes võib viia veriste arvete õiendamiseni. Ja samas ei kaitse selline käsitlus salajaste varguste vastu. Loomulikult ei kaitse, sest salajane vargus ei ohusta ju inimese sotsiaalset turvalisust ega eksistentsiaalset olemust. Ning lisaks sellele on olemas palju tehnilisi võimalusi salajaste varguste ärahoidmiseks. Kuid pimedal tänaval aitab pätikamba rünnaku vastu ainult võrdse jõu kohene rakendamine. Isikud, kes asuvad rünnakule, võtavad endale õiguse koheselt surma saada. Just nimelt teadlikult. See peab olema nende õigus. Muidugi saab nüüd jälle öelda, et siis võivad kurjategijad ka oma ohvreid koheselt tapma hakata. Kuid kes on tõeline tapja, see üritab seda teha ju praegugi. Usun, et nii päris see ei ole, sest tavaline kurikael on oma olemuselt argmanipulaator, kes panustab ohvri abitusele ning suutmatusele enda eest ise seista. Ja on veel üks kuritegude liik, mis ohustavat inimese sotsiaalset turvalisust. Nendeks kuritegudeks on kelmused. Ühesõnaga, kui keegi tuleb, ajab mingit jama ning inimene annab ise vabatahtlikult kurjategijale oma varanatukese, no seda muidugi lihtsustatud kujult võttes praegu, kuid andke andeks. Kelmus ei ohusta küll kellegi sotsiaalset turvalisust, sest alati on olemas võimalus mõistusepäraseks käitumiseks ning sellega selline kuriteolik välja juurida. Aga seda peavad tegema kodanikud ikka ise. No ei maksa koerale vorstirõngast kaela riputada. Ei maksa, seda ei saa sealt lihtsalt tagasi. Ning teada on ka tõsiasi, et loll saab kirikus kah peksa. Sotsiaalse turvalisuse määratlemine on otseselt seotud inimest ümbritseva keskkonnaga. Sellest tulenevalt püütakse tänapäeval ritta seada võimalikult palju tegureid, millest sotsiaalne turvalisus võiks koosneda. Nagu eelnevalt tõdesin, on füüsiline turvalisus lahutatud üleüldisest sotsiaalse turvalisuse mõistest ja seisab eraldi võetava kategooriana. No las ta jäädagi eraldi seisma. Kokkuvõttes ei muuda see midagi, sest nii nagu liidetavate järjekord ei muuda lõppsummat, ei muuda ka selline positsioneerimine midagi kodaniku jaoks. Oluliseim on see, et füüsiline turvalisus eksisteeriks vajalikul tasemel, et ta oleks üldse olemas. Kuid jätame kõrvale keskkonnamõjutustest tulenevad tegurid ja vaatame lihtsalt inimest, homo sapiensi ja neid asju, mis tagavad tema eksistentsi ning sealjuures normaalse reproduktiivse tervise ehk liigi taastootmiseks piisava jätkusuutlikkuse ja just nimelt soovi, mis on kirkaim peegeldus sotsiaalse turvalisuse eksistentsi määratlemisel. Esmaline ning üks olulisematest teguritest on see, et inimene hingata saaks. Ei ole hapnikku, pole ka elu, on ju lihtne. Hingamisest täna raha ei küsita ja vaevalt keegi lähitulevikus selle peale tuleb, et ka seda maksustada. Kuigi kunagi ei või teada, sest arvestades neid jaburdusi, mida riik juba täna maksustab, ei või see maksumäär kah enam kaugel olla. Kuid hingamise juures on olulisem see, et hingata võhk oleks puhas. Päästetehnika soetamine keskkonnakahjustuste likvideerimiseks ei taga puhtama õhu ja joogivee olemasolu. Selle tagab ainult mõtestatud ja loodusest hooliv keskkonnapoliitika. Kui teaduse ja tehnika progress nõuab jätkuvat saastuse suurendamist, tuleb seda lihtsalt jõuga piirata. Meeldib see siis mitte majandusmeestele või poliitikutele. Kuulda näiteks poliitikute suust lauset, et majandustasakaal on väga habras, seda ei tohi rikkuda mingitel tingimustel ning selle nimel
tuleb võimalike keskkonnakatastroofidega riskida, on üdini vale. Järelikult ei vasta jätkusuutlikule ja turvalisele elukeskkonnale seesamune majanduskontseptsioon ning lõppkokkuvõttes tuleb see kriitiliselt üle vaadata. Ning mida varem, seda parem. Lisaks puhtale õhule ja värskele joogiveele vajab inimene piisavalt tervislikku toitu. Kui ka see on olemas, siis järgmisena võiks vaatluse alla tulla eluase, mis vastaks regiooni klimaatilistele tingimustele ning tagaks inimese isiklike intiimsemate toimingute tarbeks piisava privaatsuse. Ja kui nüüd veel lisada vaimutoidu saamise võimalus, füüsilise vägivallata väliskeskkond, sõbralike liigikaaslaste lähedus ning teadmine, et tekkida võivate tervisehäirete korral saabub adekvaatne abi kiiresti, olekski nagu kogu loetelu asjadest, millest koosneb või mida inimene vajab sotsiaalse turvalisuse tundmiseks. Ülejäänud asjad, nagu näiteks piisavalt asustatud töökoha olemasolu ja omanikutulu saamise võimalus, loovad ainult eeldused sotsiaalse turvalisuse saavutamiseks. Need ei ole iseendast sotsiaalse turvalisuse komponendid, pigem vahendid. Muud asjad ei muuda sotsiaalset turvalisust suuremaks, küll aga parandavad elu kvaliteeti. Olgu nendeks siis, nii nagu eespool mainitud praktilisele vajadusele mittevastav auto, suure ekraaniga teler, stereokombain või mis iganes. Vaat selline teemakäsitlus saab eksisteerida mitte ainult õigusriigis, vaid keskkonnas, kus inimene annab oma kohale keskkonnas õige ja õiglase hinnangu. Mitte meie, ainult õigusriigi printsiibile tuginevas keskkonnas, kus piiratud looduslikud ressursid ja võimuiha sunnivad võidu relvastuma, et tagada pisikesele osale ühiskonnast piiramatu sotsiaalne turvalisus koos maksimaalse võimaliku elukvaliteediga. Kuid viimane aeg oleks teemaarendusega tulla jälle taevast tagasi maa peale ja vaadelda juba konkreetsemalt meie ühiskonna poolset arusaama sotsiaalse turvalisuse kriteeriumitest. Juba järgmises saates, tuleval laupäeval, vaatlen konkreetseid tegevusplaane ja reaalseid ühiskondlikke võimalusi, oskusi ja soove sotsiaalse turvatunde suurendamiseks. Seniks soovin teile kõigile ilusaid kevadpäevi ja peatse kohtumiseni.